Mis on parim viis Venemaaga 2026 toime tulla? Ära lase Venemaal sind esimesena rünnata. Ole ennetav ja kõrvalda Vene oht enne, kui tal tekib võimalus sulle midagi teha. Maailmas, kus heidutus näib olevat vähem tõhus, kui see on olnud 21. sajandi algusest saadik, on parem lüüa esimesena, kui saada ise löögi osaliseks. Vähemalt see on Saksamaa uus lähenemine. Murranguliise kohtulahendiga on Saksamaa andnud oma luureteenistusele õiguse rünnata Venemaad enne, kui Venemaa ründab Saksamaad. Ennetavad rünnakud on peagi algamas, kuid need rünnakud ei hõlma rakette ega pomme. Need hõlmavad uusi volitusi, mis on antud Saksamaa luureteenistustele. Parim droon on see, mis ei tõuse kunagi õhku ega saa Saksamaad ohustada, kuulutas Saksamaa Bundestagi parlamendi kontrollikomitee esimees Mark Henrichmann enne otsustavat hääletust, mis määrab, kas Saksamaa valitsus annab oma luureagentuuridele uued volitused. Mõni tund hiljem olid hääled loetud. Uus seadus oli valitsuse poolt vastu võetud. Täpselt nii, nagu Henrichmann oli öelnud, oli Saksamaa astunud suure sammu lähemale sellele, et anda endale õigus Venemaad ennetavalt rünnata. Selle asemel, et alati oodata ja reageerida hübriidsõja strateegiatele, mida Putin on Berliini vastu kasutanud alates Ukraina sissetungi algusest. Reuters oli üks esimesi väljaandeid, kes sellest uudisest teatas. 12. augusti artiklis avaldas väljaanne, et Saksamaa valitsus kiitis heaks eelnõu, mis annab riigi luureteenistustele õiguse häkkida suhtlust, et nurjata välisvaenlaste poolt kavandatud operatsioone. See vastuoluline samm annab nii BND-le kui ka BFE-le, mis on Saksamaa peamised luureagentuurid, palju laiemad õigused digitaalsele suhtlusele ligipääsuks ning võimaluse koguda rohkem andmeid kui kunagi varem ja läbi viia seda, mida Reuters kirjeldas kui aktiivseid operatsioone rünnakute nurjamiseks. See viitab sellele, et Saksamaa ei kogu andmeid ainult selleks, et sellele osutada ja öelda, vaadake, mida Venemaa plaanib teha, sest olgem ausad, see kõik käib Venemaa kohta. See uus seadus näib tähendavat, et Saksamaa luureagentuurid võivad aktiivselt läbi viia häkkimis- ja sabotaaživastaseid operatsioone, et takistada nende plaanide realiseerumist. See on revolutsioon ja ajalooline muutus Saksamaa lähenemises sellele, kuidas ta kasutab oma luureagentuure, kuulutas riigi siseminister Alexander Dobrindt pärast hääletust. On viimane aeg, et oleksime konkurentsivõimelised ja oma partnerteenistustega üle maailma võrdsel tasemel. See nõuab operatiivseid võimekusi ja aktiivseid volitusi, et tõhusamalt võidelda kaasaegse riigiterrorismi ja äärmuslike rühmitustega, lisas Dobrindt. Siiski on enne jätkamist kõige selle juures üks oluline märkus. Nagu Guardian oma Saksamaa viimast otsust käsitlevas raportis välja toob, on just Saksamaa valitsus see, kes on andnud oma heakskiidu uuele seaduseelnõule. See seadus peab enne ametlikuks Saksamaa poliitikaks saamist läbima veel täieliku parlamendi hääletuse. See võib lõpuks saada komistuskiviks, kuna toetus sellele sammule ei ole Saksamaal üksmeelne. Aga enne kui me uurime, miks see nii on, ei ole ka see eelnõu tekkinud tühja koha pealt. Saksamaa on juba pikka aega püüdnud oma luureteenistusi tugevdada. Raha oli esimene lahendus, millele kantsler Friedrich Merz jõudis. BND eelarvet 2026 aastaks on juba suurendatud 1,73 miljardi dollarini ning Merz on astunud samme, et leevendada BND-le kehtestatud piiranguid tehisintellekti ja näotuvastustehnoloogia kasutamisel. Ükshaaval eemaldatakse piiranguid. Seaduseelnõu ise on samuti juba mõnda aega töös olnud. 17. veebruaril teatas Politico Saksamaa sammudest oma luureteenistuste tugevdamiseks sisemiste väidete taustal, et need teenistused peavad saavutama teatud iseseisvuse taseme, et Saksamaa ei sõltuks ainult USA-st ja oma Euroopa kolleegidest teabe saamisel. Nagu Henrichmann tol ajal märkis, tahame jätkuvalt ameeriklastega tihedat koostööd teha, kuid kui mõni USA president, kes iganes seega poleks, otsustab tulevikus tegutseda ilma Euroopa partneriteta, siis peame suutma ise oma jalgadel seista. Nii et see uus seadus ei puuduta ainult ennetavate meetmete heakskiitmist. See puudutab Saksamaa samme, mida on vaja teha selleks, et tagada kogu luure kogukonna püsimajäämine juhuks, kui USA otsustab oma luureandmete jagamise lõpetada. Meil on uue seaduse põhitõed olemas, aga need on uued volitused, nagu me neist seni aru oleme saanud. Saksamaa luureteenistustel on õigus rakendada erinevaid meetmeid, kui nad on avastanud käimasoleva vandenõu, teatab Politico. Need meetmed võivad varieeruda sõltuvalt vandenõu ulatusest. Süüdlaste ja nende toetajate paljastamine on üks lähenemisviis, mida teenistused saavad kasutada. See võib olla valik, kui vandenõu ei kujuta endast tõsist ohtu ning Saksamaa saab seda kasutada geopoliitiliste punktide teenimiseks nende vastu, kes võivad plaani taga olla. Venemaa. Muud võimalused võivad hõlmata vandenõus osalejate vara hävitamist, rünnakuks ettevalmistatud lõhkeainete saboteerimist või isegi osalistele valeinfo andmist pärast rünnakukatset, mis tekitab segadust Saksamaa vastaste luureteenistustes.
Kõige selle juures on oluline piirang see, et Saksamaa poolt otsustatav vastumeede peab olema otseselt seotud algse avastatud juhtumiga ega tohi ohustada kellegi füüsilist turvalisust ega elu, lisab Politico. Reuters toob välja veel mõned üksikasjad, lisades, et uus seaduseelnõu näeb ette uued reeglid, mis võimaldaksid Saksamaa luureteenistustel paigaldada riigi poolt hallatavat tarkvara, mis jälgib veebipäringuid ja võimaldab telekommunikatsiooni jälgimist. Mitut tüüpi üksused, sealhulgas telekommunikatsiooniettevõtted, transpordiettevõtjad, finantsvahendajad ja digitaalsed platvormid, võiksid samuti uue seaduse alusel saada korraldused teavet nõudmisel välja anda. Kõik see on selle nimel, et Saksamaa luureteenistused suudaksid teha seda, mida riik neilt ootab. Löö esimesena, löö kõvasti ja nurja iga välisvaenlase plaanid. Siiski, kui sa seda kõike kuuled, võib-olla tunned, et see uus seadus on natuke liialdus. Luureteenistuste volituste laiendamine on üks asi, aga anda neile näiliselt piiramatud õigused juurdepääsuks veebipäringutele ja telekommunikatsiooni andmetele on võimalik privaatsuse rikkumine. Mõned võivad seda pidada liiga kaugele minekuks. Kui see on sinu arvamus, siis sa pole üksi. Me mainisime, et Saksamaa uus eelnõu peab veel läbima täiskogu hääletuse parlamendis ja see võib olla takistuseks. Põhjus on selles, et selle konkreetse seaduse toetamine ei ole üksmeelne. TTV toob välja, et Saksamaa kodanikuõiguste ühing peab mitmeid eelnõu aspekte põhiseadusega vastuolus olevaks. Eriti mis puudutab ulatuslikke jälgimisõigusi, mida Saksamaa luureteenistused saavad. Eriti probleemseks peab ühingu ekspert Kai Dittmann nendele teenistustele reaalajas juurdepääsu andmist avalikule ja eravideovalvele. Sellistele ulatuslikele sekkumistele ei ole piisavaid ega selgelt määratletud piire ning need mõjutavad eelkõige lugematuid süütuid inimesi, ütleb Dittmann selle seaduse kohta. Ta lisab, et Saksamaa julgeolekuteenistustele küberoperatsioonide ja aktiivsete kampaaniate läbiviimise võimaluse andmine tuvastatud ohtude vastu hägustab põhiseaduslikke piire luureteenistuste, politsei ja sõjaväe vahel. Sarnaseid seisukohti jagab ka Clara Bühner, kes on vasakpartei sisepoliitika ekspert ning kuulub Mersi koalitsiooni opositsiooni. Kuna luureagentuurid ei pea enam paljudel juhtudel mõjutatud isikuid teavitama, ei ole tõhus õiguslik kaitse enam tagatud, kinnitab ta. Samuti on muret tekitav, mida Saksamaa luurekogukonna vabastamine selle seadusega võiks rahvusvaheliselt tähendada. Politico toob välja, et Saksamaa spioonid on tavaliselt olnud piiratud agressiivsemate teabekogumise operatsioonide osas, kuna rahvusvaheline kogukond kehtestas Saksamaale piirangud pärast teist maailmasõda. Need piirangud kehtestati selleks, et vältida natside ulatusliku spioonivõrgustiku kuritarvituste kordumist. Mõne jaoks Saksamaal ja väljaspool riiki oleks see uus seadus ohtlik samm eemale piirangutest, mis on hoidnud Saksamaa spioone kontrolli all üle 60 aasta. Selle väite vastuväide on see, et me ei ela enam 1940-ndatel. Saksamaa on väga erinev riik võrreldes natside aegse ajaga ning võib väita, et Euroopat ähvardab nüüd sarnane oht nagu natside nuhtlus. Ainult, et see tuleb Putinilt ja tema imperialistlikult Venemaalt. See ongi see argument, mille tõi välja Henrichmann enne hääletust, öeldes Saksamaa Welt TV-s. Me peame tõesti võimaldama oma teenustel halvata ja välja lülitada ründedroon Venemaal või tehase, mis seda toodab, enne kui see suunatakse Saksamaa lennujaama või Saksamaa inimeste elu ja tervise vastu. Siiski on veel takistusi, mida tuleb ületada. Kas eelnõu suudab neist takistustest üle saada? Tundub väga tõenäoline, et suudab. Merkeli koalitsioon, kuhu kuuluvad Kristlik-Demokraatlik Liit, Kristlik-Sotsiaalne Liit ja Sotsiaaldemokraatlik partei, omab Saksamaa parlamendis enamust. Kui parlament naaseb septembri alguses puhkuselt, on oodata, et need 3 parteid suruvad seaduseelnõu läbi oma ühise hääletusega, hoolimata opositsioonist. EVTUPLE väidab isegi, et seda järgmist hääletust peetakse pelgalt formaalsuseks. Kui see nii on, siis võime üsna kindlalt öelda, et Saksamaa spioonid saavad peagi hulga uusi volitusi. Kuid küsimus jääb, miks see üldse vajalik oli? Me räägime teile täpselt, miks. Aga enne kui me seda teeme, see on sõjasaade ja meil on palju rohkem sellist sisu tulemas. Kui sa pole veel kanalit tellinud, siis võta hetk ja vajuta tellimisnuppu ning lülita märguanded sisse, et sa ei jääks ühestki videost ilma. Me oleme neid uusi volitusi, mida Saksamaa oma spioonidele annab, nimetanud ennetavateks. See on tõsi selles mõttes, et need volitused määravad, mida spioonid saavad pooleli olevate plaanidega tegelemisel teha. Samas võiksime väita, et Saksamaa uus seadus pole sugugi ennetav laiemas konfliktis Venemaaga ja selle riigi näiliselt lõputute hübriidrünnakute kontekstis. Suundume Leipzigi lennujaama. 4. augusti, hilisõhtul, avastati selles lennujaamas 4 rootoriga droon, mis tiirles lennukite vahel. Avastus sundis ühe lennuraja sulgema, kui Saksamaa saatis drooni kahjutuks tegemiseks kohale pommiroboti.
Siis tuli loosse veel üks pööre. Vene droon ei tiirlenud suvaliste lennukite vahel, need olid Ukraina Antonovi kaubalennukid. Järeldus oli ilmne. Leiti Vene droon, mis näis ootavat võimalust Ukraina lennukit platsil hävitada. Vähemalt oli see paigutatud lennuraja äärde, et olla ohuks Saksamaale. Seekord droon ei teinud midagi. Järgmisel korral, me oleme just tõestanud, et suudame droonid teie lennujaama toimetada. Siseminister Dobrindt hoiatas pärast juhtunud uue ohutaseme eest, kuigi ta ei öelnud otseselt, et selle taga oleks Venemaa. Selle asemel väitis ta, et sündmuses võivad olla seotud välisriigid. Kõik said aru, mida ta sellega mõtles. Ja 10. augustil kinnitas USA luure, et nende arvates oli Venemaa Leipzigi drooni-intsidendi taga. Saksa väljaanne Bild väitis samuti, et juhtumit uurivad võimud leidsid sündmuskohalt DNA jälgi, mis kattusid prooviga, mis oli võetud süütepommilt, mis saadeti 2024. aasta juulis DHL-i kaudu samasse lennujaama. See ei paista olevat veel iseseisvalt kinnitatud, kuid juba ainuüksi see, et selline süütepommirünnak üldse aset leidis, lisaks hiljutisele drooni-intsidendile, annab olulise vihje, miks Saksamaa annab oma luureteenistustele uusi volitusi. Venemaa hübriidsõda Saksamaa vastu on eskaleerumas. Dobrindt on seda ka ise öelnud hüüdes. Me ei ole sõjas, kuid me oleme iga päev hübriidsõja sihtmärgiks. Spionaaž, sabotaaž, küberrünnakud või välisriikide varjatud operatsioonid, mille eesmärk on Saksamaa destabiliseerimine või otsese kahju tekitamine, on pidev reaalsus. Ta ei eksi. Kuigi 2 juhtumit Leipzigi lennujaamas võivad olla kõige silmapaistvamad, on Saksamaa pidanud tegelema liiga paljude hübriidsõja juhtumitega. Nende juhtumite arv ja ulatus on mitte juhuslikult kasvanud alates sellest, kui Venemaa tungis Ukrainasse ja Saksamaa asus toetama riiki, mida Putin tahab alla suruda. See on kirjas riigi sisejulgeolekuameti 2025 aasta aruandes. Loomulikult on sellel ametil teatud kallutatus, kuna ta taotles tol ajal uusi volitusi, kuid väitel on siiski alust. Numbrid näivad seda kinnitavat. 2026 aasta veebruaris avaldatud raportis uuris rahvusvaheline terrorismivastase võitluse keskus suurt hulka Euroopa riikide vastu suunatud hübriidsõja juhtumeid. Seal öeldi, et ainuüksi 2025 aastal Saksamaa registreeris 320 sabotaažikatset. Kuigi alati ei suudetud kindlaks teha, kes nende sabotaažikatsete taga oli, tõenäoliselt seetõttu, et nende luureasutused peatati enne, kui nad jõudsid piisavalt süvitsi uurida. Sellegipoolest on 320 juhtumit aastas väga lähedal sellele igapäevasele ohule, millest Dobrindt räägib. Ja see number hõlmab ainult sabotaaži. On olemas küberrünnakud, droonide sissetungid ja muud hübriidsõjavormid, mis muudavad igapäevaste rünnakute väite kergesti usutavaks. Tegelikult, kui me lisame siia ka küberrünnakud, siis on igapäevane hinnang tohutult alahinnatud. Täpsem oleks öelda, et rünnakud toimuvad iga tunni tagant või isegi iga paari minuti järel. 12. mai raportis. Euronews avaldas, et Saksamaa registreeris 2025 aastal 334 000 küberkuritegevuse juhtumit, millest 2/3 olid kas kinnitatud välismaalt tulnud või toime pandud tundmatutest asukohtadest. Dobrindt märkis, et paljud neist rünnakutest olid pärit Venemaalt ning kutsus taas üles uue seaduse vastuvõtmisele, mille Saksamaa on nüüd peaaegu vastu võtmas. Kokkuvõttes ütleb Euronews, et nende küberrünnakute majanduslikuks kahjuks hinnatakse 2025 aastal umbes $230 miljardit. Need statistilised andmed paljastavad hübriidohu tegeliku ulatuse, millega Saksamaa praegu silmitsi seisab. Ja see oht on nii tõsine, et Reuters teatas juulis, et riigi siseministeerium tõstis Saksamaa julgeolekutaseme abstraktselt ohutasemelt kõrgele ohutasemele. Praktikas tähendab see uuendus, et Saksamaa peab igal ajal arvestama rünnakuohuga ning nende rünnakute plaanid on nüüd selgelt äratuntavad, väidab Dobrindt. Siin näeme Saksamaa tõelist õigustust oma uuele seadusele. Aastakümneid on nende luureteenistused olnud piiratud, sundides neid suurema osa teabe saamiseks tuginema välistele allikatele. On selge, et see lähenemine ei tööta nii hästi, kui Saksamaa seda vajab. Kui see töötaks, siis ei registreeriks riik ühe aasta jooksul üle 300 sabotaažiakti ja 100 000 küberrünnakuid. Ja kindlasti ei oleks Saksamaa rõõmuga leppinud $230 miljardi suuruse majanduskahjuga viimaste tõttu. Saksamaa soovib mitte ainult kõige selle juhtumist takistada, vaid ka aktiivselt karistada toimepanijaid, andes sellega sõnumi, et Saksamaaga ei tasu enam jamada. Kuid asi läheb veelgi sügavamale. Kui Saksamaa vaatab hübriidsõja juhtumite arvu kasvu, mida ta registreerib, ei näe ta ainult Venemaa katseid hirmutada ja mõjutada. Saksamaa näeb eskaleerumist ning see eskaleerumine viib Venemaa, Saksamaa ja võib-olla isegi kogu Euroopa palju laiema sõjateele kui see, mis praegu Ukrainas möllab. Saksamaa ütles seda juba 2026 aasta alguses. Üks lekkinud raport, millest kirjutas United24 Media jaanuaris ja mille oli koostanud Saksamaa kaitseministeerium, tõi välja, et Berliin ootab, et temast saab üks esimesi Venemaa hübriidsõja peamisi sihtmärke, kuna ta on NATO peamine logistikasõlm Euroopas. Lisaks võib see eskaleeruv hübriidsõda olla ka ettevalmistus tulevaseks sõjaliseks vastasseisuks.
dokumendis märgitakse, et Saksamaa võib tõenäoliselt silmitsi seista relvastatud droonide, kaugmaaраketirünnakute ja isegi eriüksuste rünnakutega pärast Venemaa pealetungi NATO idatiival. Kokkuvõttes on Saksamaa üha enam veendunud, et sõda on tulemas. Ja selle sõja alustab Putin, täpselt nagu Ukrainas. Kui liigume edasi juunikuusse, siis Saksamaa sõjaväe juhtkonnast tulid endiselt hoiatused. Riigi maaväe ülem kindralleitnant Christian Freudenthaler on juba väitnud, et kõik 32 NATO liiget on nõus, et Venemaal võib aastakümne lõpuks olla võimekus alustada suurt rünnakut NATO territooriumi vastu. See annab Saksamaale ja tema liitlastele tähtajaks 2029, et selliseks rünnakuks valmis olla. Ning Venemaa takistamine varajases faasis luureteenistustele suuremate volituste andmise kaudu aitab sellele kaasa. Mõni kuu hiljem üks Saksamaa juhtivaid sõjaväelasi, kindral Carsten Breyer, ütles Wall Street Journalile, et Venemaa on süstemaatiliselt kasutanud droone Euroopa õhutõrje testimiseks ja NATO reageeringute proovimiseks. Hallitsoonikampaaniat intensiivistatakse, kuulutas Breyer. Ja see, mis juhtus Leipzigi lennujaamas, oli täiuslik näide. Venemaa kasutab oma katseid, et täiustada oma taktikaid tulevaseks konfliktiks, lisab Saksa kindral. Berliini kõrgeimad sõjaväelased ei saaks seda veelgi ilmsemaks teha, isegi kui nad karjuksid seda katuselt. Nad usuvad, et sõda on tulemas ja Venemaa hübriidtaktikad on alles algus. Saksamaa peab olema valmis vastu võitlema, kui aeg käes on. Ja praegu oma territooriumil toimuva lahendamine on selleks võtmetähtsusega samm. Jällegi, kõik taandub sellele, mida me video alguses ütlesime. Reageerimisest enam ei piisa. Samuti ei piisa ainult NATO heidutusest. Saksamaa jaoks on vaja ennetavat lähenemist, et näidata Venemaale, et ta ei saa lihtsalt eskaleerida ja oodata, et mingit vastust ei tule. Kui Saksamaa parlament seaduse vastu võtab, jõustub see mingil hetkel 2027 aastal. Siis näeme, kuidas Putin reageerib, kas ta taganeb või eskaleerib veelgi. See ongi suur küsimus, kuid üha selgemaks saab, et Venemaa pidev NATO karu torkimine on muutunud nii järjepidevaks, et karu on ärganud ja valmis hammustama. Suuri muudatusi ei tee ainult Saksamaa. Poola valmistub astuma tohutut sammu, mis raputab Kremlit alustaladeni. Mis samm see on? Selle saad teada, kui vaatad meie videot. Aga enne kui lõpetame, loodame, et sulle meeldis see analüüs Saksamaa uutest spiooniseadustest. Kui meeldis, siis miks mitte tellida meie sõjasaade? Avaldame selliseid videoid iga päev. Aitäh vaatamast!